Iisrael on olnud aktiivses sõjas juba üle 2,5 aasta ning lõppu pole eriti näha. Selle väed hõivavad territooriumi Gazas, Liibanonis ja Süürias ning jätkavad seda ka edaspidi. Milline on mõju? Kuidas see mõjutab Iisraeli ühiskonda? Ühiskonnas, kus mina elan, arvan ma, et vastuseis valitsuse sellisele käitumisele ei ole aktsepteeritud. Kõik, igaüks on piisavalt intelligentne, et mõista, et sõja eesmärke ei saavutatud. Gaza, seal on asi endiselt lahtine, Liibanon, asi on lahtine, Süüria, asi on lahtine, Iraan, asi on lahtine, kõik need asjad on lahtised. Kas me oleme ühegi neist asjadest lõpule viinud? Kas me saime, ma mõtlen, lõpliku kinnituse mõnele neist asjadest? Ei. Ja selle tõttu ma mõtlen, iga 2 päeva tagant kuuled, et põhjas langeb sõdur, teine saab Gazas õnnetuses surma või mõni teine langeb snaiprite käe läbi. Nii et me elame sõjaseisukorras juba 2,5 aastat. Ma mõtlen, see on peaaegu nii, et me oleme lähedal, ma mõtlen Ukraina näitele. Ja täpselt see ei ole sõda, mille Iisrael ise valis. See sõda sunniti Iisraelile peale. Ja ohud püsivad. Need otsused olid halvad otsused. Nagu sa ütlesid, see suruti meile peale. Ja vastus oleks pidanud olema kiire. Oleks pidanud olema kiire ja lõplik. Selle asemel me lihtsalt venitasime asjaga. Meil võttis see kuid aega, et otsustada kõigepealt, kas me sekkume Gazas maavägedega. Ja siis ma mõtlen, me kuulsime erinevaid versioone. Üks ütles, et juhtkond on põhjas. Nii et me vallutasime lihtsalt Gaza riba põhjaosa ja mitte midagi. Ja siis öeldi, et see on Shifa haigla keldris. Me läksime Shifa haiglasse ja seal polnud midagi. Ja siis öeldi Khan Yunis ja siis jälle Khan Yunis. Ja iga kord me lihtsalt liikusime ühest kohast teise, ilma et oleksime eesmärgi tegelikult täitnud. Nüüd Liibanonis on sama lugu. Ma mõtlen, me alles alustasime nüüd. Me alustasime sõda Hezbollahga ja ütlesime väga otsekoheselt, et me lõksusime ta. Me lõksusime Hezbollahi. We trapped Hezbollah and lõksu, mille me talle panime. Tegelikult oli see vastupidi. See oli, ma mõtlen, droonide üllatus, kübervõimekus, fiiberoptiline kaabel, droonid. Ma mõtlen, see oli strateegiline üllatus Iisraeli kaitseväele. Nad polnud selleks valmis. Nii nagu meie polnud valmis selleks, mis Gazas juhtus. Kuidas sa saad seda aktsepteerida ja oma julgeolekule loota? Sest lõpuks küsivad Iisraeli inimesed julgeolekut. Me tahame julgeolekut. Kas te suudate meile julgeolekut tagada, kui te käitute nii rumalalt? Nii et te kritiseerite otsustusprotsessi, kuid ütlesite ka varem, et Iisrael alistub USA survele. Kui suur mõju on Iisraeli ja USA suhetel selles, et Iisrael on sattunud sellesse olukorda, millega te väga rahul ei ole ja paljud iisraellased samuti? Kui ma töötasin selle Yitzhak Rabiniga, siis see ei olnud ainult üks kord. Mitte ainult üks kord. Ma mõtlen, et neid kordi oli palju. Ta ütles sageli, ma ei tee seda ega sea ohtu $3 miljardit, mida me igal aastal Ameerika Ühendriikidelt saame. Tal olid Ameerika Ühendriikidega väga erilised suhted, aga Yitzhak Rabin üllatas ameeriklasi rohkem kui ükski teine peaminister. Alati üllatas neid. Esiteks 415 Hamasi juhi pagendamisega Liibanoni ja siis Oslo lepinguga, mis oli ameeriklastele täielik üllatus, sest nad arvasid, et me räägime Süüriast. Ja siis said nad hoopis midagi muud ja kõik Iisraeli sõjalised tegevused tol ajal algatati ja peatati ainult Iisraeli enda poolt. Siin me nüüd oleme, sest meie pühendumuse ja selle tõttu, et ameeriklased aitasid meil püüda vähendada Iraani tuumaohtu, oleme me seotud nende otsuste tegemisega. Ma mõtlen, kui nemad ja nagu ma mõtlen, Donald Trump ütles seda avalikult eetris. Ta ütles Bibi Netanyahu, ta ei öelnud Benjamin Netanyahu. Ta ütles, Bibi Netanyahu teeb kõike, mida ma tahan, et ta teeks.
nii et see on olukord, kus meie suveräänsus ja meie otsustaja on lihtsalt, ma mõtlen, Washingtonis Valge Maja ukse taga. Ja see pole kunagi varem nii olnud. Ja see pole kunagi varem nii olnud. Nii et me oleme kaotanud osa oma iseseisvusest ja see ongi see, mis nende suhetega toimub. Sest teisest küljest vaadake USA käitumist. Kui nad saavad aru, et hutisid ei saa alistada, lõpetavad nad sõja. Nad ütlevad, aitab küll, meile aitab küll, me jäime huttidega. Nüüd nad jõuavad Iraaniga kokkuleppele, nad teevad mida iganes ja meie jääme Iraaniga. Sest meie oleme siin ja nemad on seal. See on suur erinevus. Nüüd ja Liibanoniga on sama lugu. Te keelate meil Tahiyahi rünnata, te kaitsete Hizbollahad. Hizbollah selle asemel, et Tahijast põgeneda, ütleb lihtsalt, et see naerab. Ta hoiab küüngedes kinni ja ütleb, mu jumal, kes oleks võinud arvata, et Washington kaitseb meid Iisraeli eest.